tere, mina olen Kaspar Kaldaja, mängin Tartu Tammeka äärekaitses, tule ja vaata mind Tamme staadionil. Sa said hiljuti bakalaureusekraadi, palju õnne! Aitäh! Mis alal oled sina nüüd diplomeeritud ja kindlasti palju vaeva näinud bakalaureuskraadiga noor inimene? Lõpetasin kehakultuuri ja erialaks oli siuke personaaltreeneri eriala. Miks just personaaltreener? Sest ma ei tahtnud pallimängijat erialale minna. Seal ma olen juba pisavalt olnud oma arvast ja tahtsin midagi uut proovida lihtsalt. Sel hooajal oled sa mänginud õige paljudel positsioonidel, küll ääres, küll keskpoolikus, isegi ründes. Mis on neist positsioonidest sinu lemmik? Mulle meeldib tegelikult mängida keskpoolikus ja äärekaitses. Et kunagi ammu ma mängisin keskpoolikus ja mulle meeldib siuke palli hoidmine, aga äärekaitses olen ma ka juba pikalt mänginud, et seal ma lihtsalt tunnen ennast mugavamalt. Mis on sinu tugevused jalgpallurina? Ma arvangi, et mitmekülgsus ja äkki söödu täpsus ja tehnika või. Mõnele Tammeka toetajal oli üllatust, nende rännakute sees sa jõudsid isegi ründesse. Et kuidas oli ründes mängida? Kui palju sa oled varem ründajana mänginud? Ründes ma tegelikult ei ole üldse mänginud. Ühe korra U21 sattusin sinna 15 minutiks, aga üldiselt ei ole tegelikult. Et ega ma väga mugavalt ennast seal ei tundnud, aga andsin endast parima ja loodan, et sellest oli piisav. Kahjuks väravat ei suutnud lüüa, aga lähedal olin. Kuivõrd palju te räägite üldse meeskonna sees sellest, et kus me tabelis asume ja kui nagu pinev on tegelikult punktide mõttes see olukord, et kui palju on meeskonna sees sellist nagu muret ja mõtlemist selle olukorra üle? Ega me väga palju seda jutuks ei too, aga see kõik muudab tegelikult õhkkonna selliseks närviliseks ja tahetakse ju tegelikult võita. Tahetakse tabelis ülespoole tõusta, et seal viimase koha peal ei oleks. Tahaks natuke kindlustada oma kohta, aga eks me ürita anda endast alati kõike, aga kahjuks midagi jääb puudu alati. Küsimus, mis paratamatult on toetajate ja fännide jaoks praegu päris pinevaks muutunud. Kas Tammeka jääb meistriliigasse püsima? Ma usun, et jääb tegelikult, kuna lõpus need meeskonnad on päris lähestikku. Et tegelikult seal 6. koht ei ole ka veel nii kaugel, et kui me siin poole hooaja pealt saame paar täiendust, et siis on juba kõik võimalik. Kuhu täiendusi oleks kõige rohkem vaja? Ründesse, sest kahjuks me pole väravaid löönud väga palju. Aga mis on seni jäänud puudu väravatest või võitudest? Mingit konkreetset tüüpi mängija või on see enesekindlus või kus on nagu kõige suuremad probleemid olnud sinu arvates? Eks ta ründajate taha jääb natuke, aga päris ründajate süüks ei saa ka kõik ajada. Et ikkagi on meeskonnamäng ju. No, absoluutselt. Kui teised ei tekita ründajatel võimaluse, siis ei tule neil ka ju. Nad ei saa kõike ise ka teha, Kuidas sa panid lindistama seda? Ma tänan. Ja, ei, väga õige.